vaatame hoolega, mis seal on taimed. Vaata, seal on veel midagi põnevat lennus. Lähme nüüd ruttu, enne kui keegi tuleb. Mida nad siin teevad? Seal on midagi väga põnevat. On jah, no küll on osavate näppudega poiss. Mina küll oma selliste kätudega ei saaks seda teha. Aednikud peavad olema osavad selleks, et selliseid põnevaid asju ette võtta. No saame näha, kas siit ka tomatid tuleb. Huvitav, mida siin siis nüüd tegema hakatakse? Siia ühes kohas oli nobedate näppudega poiss, aga nüüd on mingid mullad, taimed. Huvitav, mida siin küll tehakse? Tere, Veenus ja Vilma, kus teie siia saite? Teie tulite sealt tekstiiliklassist minu juurde, kas te panite plehku, teil sai igav seal selles õmblemise värgis? Tulite vaata, mida aednikud teevad. Ja meil oli päris põnev teekond teiselt korruselt 3. Me mõtlesime, et me ei jõuagi siia, aga ometi me oleme olemas. No tublid, me hakkame siin projekti taimi ümber istutama. Olge siis mulle seltsiks, siis me saame üheskoos need taimed kenasti potti pandud. Selleks, et seda teha, on meil vaja natukene mulda. Mullas kasutasime matokaardi köögivilja mulda, mahedat mulda. Nii, kotis on muld veidi tükiline, siis on vaja kätega see kindlasti läbi sõtkuda, nii nagu koogitaigend tehakse, jahustükid välja. Nii, ja siis on vaja vaadata, et see oleks ka piisavalt niiske. Nii, nüüd on meil siin muld täitsa olemas, ilus, kohev. Ja tundub, et natuke oleks vaja panna vett ka juurde. Selleks on mul siin kann. Kannust ma natuke kallan siia vett peale. Teeme teda natuke niiskemaks. Te näete, mul on kindad käes. Kindad peavad käes olema selleks, et muidugi kõige lihtsam on öelda, et käed mustaks ei läheks. Aga tegelikult selleks, et mulla sees on olemas erinevad mikroorganismid ja patogeenid, sellised võõrad tegelased. Ja kui meil juhtub käe peal olema väikseid haavandeid või natukenegi kuskil väike kriimustus on, siis see mustus võib sinna sisse minna ja tekitada meile palju pahandust. Ja me võime sellest nagu haigeks jääda. Sellepärast on ikka hea, kui mullatöödel on kindad käes ja saame siis tunda ennast tervelt ja ohutult aiatööde tegemisel. Aga nüüd on mul ette valmistatud, parajalt niiske, näete, saab teha sellise pallikese, ei lagune mulle ära, et ilus paras niiske, see on meil näitajaks, et see sobib, selline istutus. Ja me võime asuda istutama, meil on siin olemas siis need samad taimekesed, mis teiegi oma lasteaeda või kooli olete saanud. Näete, siin on
Vilma ja siin on Veenus, need täpikesed ütlevad meile ära, millise sordiga tegu on. Ja kõigepealt, kui meil on tegu väikeste taimedega, nii nagu ma soovitasin, et peab alt vaatama, kas juured juba kasvavad alt välja või ei kasva, kui on olemas näha, et juureotsad on väljas, on paras aeg panna taimed potti. Nüüd natukene seda topsikut siin pigistada, kergelt muljuda, siis tuleb see taim siit mullapalliga siit potist kenasti välja ja siit me saame kohe vaadata, milline on siis juurte olukord, kas on kenasti kõik kogu mullapall juurtest läbi kasvanud, kas juured on ilusad heledad, siin peal on näha valged, ehk on terve juurestik ja sellise taime me saame siis potti ümber istutada. Nii, üks on meil siis, see on meil siis Veenus ja soovitan ma kõigepealt selle taime panna väiksemasse potti. Ja siis hiljem ümber istutada suurde potti, et meil on valida, kas suur või väike pott. Mul on siin olemas, nii, näete, on ju vahe, kas me paneme suurde või väiksesse potti. Suures potis taimedel võib juhtuda ülekastmise oht ja sellepärast me teeme sellise vaheistutuse. Aga kui te olete otsustanud, et panete taime kohe suurde potti, siis lihtsalt kannatlikkust ja hoolikat jälgimist, et te kindlasti üle ei kasta seda taime. Aga kõigepealt ma näitan, kuidas seda väiksesse potti teha. Meil on olemas erinevaid looduslikke väetisi ja teie saite ka endaga kaasa sellise taimerammu. Ja selle taimerammu pakendi sees on siis selline tahke looduslik väetis. Võtan siit lusika ja saan teile siis näidata, see on selline natukene liivasegune, mis annab siis substraadile õhulisust ja hästi laseb vett läbi, et seda segame natukene siis siia istutusmulla hulka. See on siis vihmausside poolt toodetud meile tahkeväetis. Ja kõigepealt ma panen poti põhja natukene substraati, hästi natukene, paari sentimeetri jagu. Siis ma lisan siia sellise ühe lusikatäie seda loodust ja võime natukene juurde ka panna seda looduslikku väetist. Panen veel natukene substraati, pooliku biotäie ja segan käega selle läbi siin samas sees. Nii. Ja nüüd on tekkinud mul siin selline väetuslik ja hästi toitainete rikas siis mullasegu. Nüüd tomatile meeldib, kui tema juurepalli natukene lahti harutada ja mudida. Ja nüüd ma panen selle taimekese siia kenasti siia selle mulla peale. Nii, et ta jääb siit potiservast allapoole, need idulehekesed jäävad potiservast allapoole. Nii, siin on idulehed kenasti näha. Ja ta on potiservast allapoole. Juure otsad kõik suuname näpuga ka allapoole. Ja võt nüüd ma lisan siit samast seda matokardi mulda, mis on köögiviljadele mõeldud, veel natukene juurde. Nüüd ma vajutan kenasti näppudega siia potiservad tihkelt kinni, et kui me kastma hakkame, siis vesi ei voolaks lihtsalt potiservast ära, vaid läheks ikka taime juurte juurde. Nii, ja kergelt vajutame kinni ja ongi meil taim potistatud. Tähtis on nüüd see, et me jätame kastmisruumi kas või pool sentimeetrit. Näete, et näpp on mul siin poti sees, mahub kenasti ära, vaat niisugune peab kastmisruum jääma. Ja ongi meil taim potistatud. Aga üks tähtis töö on veel tegemata. Kas te teate, Veenus ja Vilma, mis need on? Mis tähtis töö see on? Ma arvan, et ei tea. See on kastmine. Kindlasti tuleb ka peale istutamist taimed ära kasta. Ja selleks on mul siin jälle vesi ja ma kenasti kastan. Näete, nüüd on sellest kohe kasu, kui on kastmisserv, vesi ei voola üle potiserva maha. Ja vaikselt vajub siis
vesipoti sisse, sinna, kus on taimejuured.